Tervist, head sõbrad! Mina ei soovi teile head Halloweeni, sest see on üks satanistlik püha, mis neid surnuid ja koledusi ja rõvedusi pühitseda. Elu on niigi kole, ärme teeme seda koledamaks. Head reedet, mis on jälle üle elatud nädal, raske nädal Eestis ja Euroopas, kus elu läheb järjest kitsamaks ja enesekesksemaks. Ja eilse video jätkuks ma tahan natuke analüüsida veel eestlase kadedat olemust. Näiteks ühes grupis ma juhtusin lugema vist EKRE pooldajate kommentaari, pilt oli ka juures, et jube hea, et meie EKRE tegi Tartus ära plaan B-le, kes ei saanud mitte kuhugi, et jõle hea ikka. No ja siis Objektiivis ka Martin Helme ütles, et šarlatanid, Eesti rahvuslased ja konservatiivid ja plaan B, et need ei saanud kuhugile, plats sai nendest puhtaks. Aga ma ei tea, minu arust oleks plats pidanud puhtaks saama selleks, et Eesti päästa Reformierakonnast ja tegelikult Eesti 200-st ja sotsidest, kes väga jõuliselt peale tuli Tallinnas, Tartus, Pärnus, läbi valimisliitude. Aga EKRE taandus jah, et Tartus 3 korda vähem hääli, 3 korda vähem kohti ka, 8 pealt 3 peale, Pärnus 10 pealt 7 peale, Tallinnas jäi üldse välja. Minul küll selle üle hea meel ei ole. Mina oleks tahtnud, et EKRE-l oleks 51% olnud või ka Keskerakonnal oleks 51% olnud. Ma olen endine keskerakondlane, minuga ei toimitud seal kõige ilusamalt, aga ma ei pea viha nende peale. Ma ütlen ikkagi, et see oleks väga õige olnud. Ennemini Keskerakond 51%, kui Reformierakond ja Isamaa või Reformierakond ja sotsid või Reformierakond ja Eesti 200. 10 korda, 100 korda, 1000 korda enne niimoodi. 1000 korda enne EKRE 51%. Aga mis meil eestlased viga on? Minu arust EKRE on kaugel ju sellest ja ka Keskerakond, et saada 51%. Näed, Keskerakond isegi Tallinnas ei saanud 51% kohtadest, nii nagu Edgar Savisaare ajal oli. Isegi mitte koos EKRE-ga, nagu öeldud, EKRE jäi täiesti välja. Minu arust juubeldada oleks põhjust olnud siis, et mitte plaan B välja jäi või rahvuslased ja konservatiivid, vaid juubeldada oleks põhjust siis olnud, kui 51% oleks tulnud EKRE, rahvuslased ja konservatiivid, vaba erakond, võib-olla mingi tore valimisliit kuskil vallas, kuhu ei ole sotsid ja reformierakondlased koondunud. Ja Keskerakond. Ükski partei ei ole täna lähedal, välja arvatud sotsid ja Reformierakond, Eesti 200 ja Isamaa 50% selle masendaval enamusele, millega tegelikult viimased 3 aastat Eestit Reformierakond hävitanud on. EKRE, Keskerakond, rääkimata väiksematest tegijatest ei ole kaugeltki sinnamaani jõudnud. Aga juubeldada on ju põhjus siis, kui me jõuaksime sinnamaani. Kui me seljad kokku paneksime, mitte jalga üksteisele taha, mitte ei rõõmustaks, et näe, see ei saanud kuhugile. Rõõmustada oleks põhjust, kui Eesti hävitajad ei saa kuhugile. Aga kahjuks nendel valimistel nad said ja igal pool ja ei tasu ennast petta lasta, et kuskil tehakse 5. koalitsioon ja korraks eemale lüüakse. Eesti hävitajad on Eestis igal pool võimul ja kindlustasid ja parendasid oma positsioone nende valimistega. Rahvuslikud jõud, konservatiivsed jõud, Eesti ülesehitamisele suunatud jõud jäid vähemusse ja Eesti hävitajad said enamuse. Vaat rahvas, meil tuleb seda hakata muutma. See oleks õige plaan B.